Viasat tegi Pärnu laste ja noorte tugikeskusele toreda kingituse. Kõik majad said sisse satelliittelevisiooni ja ikka selle kõige vingema paketi. Kui asi juba mõnda aega töötanud, läks Viasati rahvas veel korra üle vaatama, kas kõik asjad ikka funktsioneerivad nii nagu peab või vajab midagi veel häälestamist. Kaasa läks ka Tre raadio ja nii saime natukene juttu puhuda nii kinkijate kui kingisaajatega. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse juhataja Ülle Männiste. Viasat tegi nüüd sellise triki, et pani teile majadesse pildid tasuta sisse ja nagu ma kuulsin, nii kaua kuni kustub päike või nii kaua kuni on Viasat, et see on igavesest ajast igavesti. Kui suur asi see teile tegelikult on? Ma arvan, et kõik koostööpartnerid me hindame väga ja Viasat sellise pakkumise tegi koostööks, siis meil oli mõneti üllatus, kuna me ikkagi uurisime ka teistelt operaatoritelt, siis nii head pakkumist teistelt operaatoritelt ei tulnud. See, et lihtsalt antakse ja kõik, ja igavesti. Ja igavesti. Et koostööleppe on küll nüüd selliselt, et see vaadatakse iga aasta üle, ma sain aru. Ja juba see on suur samm edasi selle näol, et meie lapsed ja noored saavad vaadata kanaleid, mida nad tõesti soovivad näha. Kes sporti, kes muusikat, kes filme, kes uudiseid ja täna on see võimalus neil olemas väga suuresti ja väga laia ampluaaga. Nii et suur tänu Viasatile. Ja see tähendab seda, et pakett, mis nende jaoks on avatud, on siiski selles mõttes väga laialdane, et noortele võimalus ka selliseid harivaid kanaleid, teaduskanaleid ja võib-olla neid, mis ei ole alati kõige esimestes valikutes ka nendeni ulatuda. Ja, et ma võin öelda, meie noored on huvitatud spordist, on looduskanalid ja väiksematele kindlasti multifilmid, lastekanalid, aga sport on see, mida on meil aeg-ajalt ikkagi küsitud. Just sport Viasat ja ma ei teagi, seal on vist veel neid spordikanaleid, mida nad seal klõpsivad. Et ma arvan, et see on väga hea panus anda neile maailmaga kursis olla, mis toimub. Kodudes, tavapärastes kodudes on selline telekarežiim, igal pool on omad reeglid ja millal lülitatakse sisse, millal lülitatakse välja. Kuivõrd palju teie majades elu teistmoodi ja kui palju samasugune näiteks on? Kas seal on ka keegi, kes ütleb, et vaata noormees, mine nüüd ilusasti magamas, on koolipäev, see saade ei ole sinule või siis keegi saab kuskilt välja kaubelda, et ma olen homme väga tubli, et luba mul natuke veel olla? No ma usun, et me oleme täpselt tavapärast pere esindavad pered, sest igas peres ongi kokkulepped. Ja kui see noor tõepoolest annab oma lubaduse ja neil on usaldus oma perevanemaga, siis täpselt nii nad peres toimivad. No meil on tegelikult siin kaasas ka Viasati spetsialist selleks, et kui nüüd vaja, et siin on lapsed oma pead ja need väga mahukad Viasati paketid oma tohutu suurte kanali hulkadega sisaldavad ka neid kanaleid, mille kohta üldiselt arvatakse äkki need lastele ei sobi. Kuidas nende kaasaegsete lastega on? Kas sellel härrasmehel on täna nüüd käed tööd täis, et tuleb hästi palju laste lukke peale panna või? Ma arvan, et see noormees, kes nüüd peredesse läheb ja vaatab need kanalid üle, siis eelkõige on tore, kui pere ise ütleb, mida ta soovib või mida ta ei soovi, millisele ta soovib lukku või mitte. Et õnneks meie lapsed on väga tegused ja teleka ees istumise aega on suhteliselt vajaka. Täna ei ole see murekoht, mille pärast mina peaksin muretsema, aga siin paar sellist küsimust on peredel tekkinud ja ma usun, et ärijuhiga saavad need täna ka lahendatud. No nii, ma küsin veel ka nii palju. Ma tean, et te olete ise väga hõivatud inimene ja siin tuli graafikuid sättida, et see jutuajaminegi teoks saaks praegusel kiirel ajal. Kui palju endal jääb aega telekas istuda? Natuke ikka jääb, eks ole? Uudiseid vaatan tagantjärgi või kuulen kelleltki, et kui päris aus olla, siis ikka väga väike osa päevast. Ehk siis õhtu siis, kui teed oma toiminguid kodus. No ma arvan, et 9 uudised enam-vähem kuulan ära. Kas kodus on ka sama palju kanaleid kui praegu siin? Ei ole. Siin on suurem luksus nüüd? Seda küll,
aga nagu ma ütlen, et nii tegusate inimestena, nagu me oleme, et siis see ei ole nagu minu jaoks selline koht, kus ma peaksin võib-olla kanaleid juurde tellima, mulle piisab see, kui ma saan maailma uudised kätte ja see on minu jaoks juba hea tulemus. Aga noortel on vaja silmaringi laiendada, nende jaoks peab maailm lahti olema ja seda ta on. Jaa, ma olen täiesti nõus, et täna on neil tõepoolest palju kanaleid, kus nad saavad oma seda pisukest aega ikkagi veeta ja ma arvan, et see on ka hea võimalus sealt nutitelefonist välja tulla, kus nad kripsutavad oma silmi ja istuvad kõveras, et saavad seda ikkagi läbi TV. Nii palju on elu edasi läinud, kui 60-ndatel öeldi, et hea õpilane õpib, mitte ei loe juturaamatut. Ja pärast 80-ndatel öeldi, et hea õpilane õpib ja loeb juturaamatut, mitte ei vaata telekat, siis nüüd öeldakse, et hea õpilane ei ole kogu aeg nutitelefonis, vaid vaatab televiisorit. No hästi öeldud, sest nutitelefoniga mitte ei kaasne ainult see, et ta hoiab ennast maailmaga kursis, vaid just see sama, et unustatakse ära ennast sinna, et nad istuvad ju kõveralt ja silmade, vaatan töö, kuidas nad plingivad ja plõksuvad, et jah, nad unustavad ära selle, et nad võiksid selle asemel võib-olla olla õues või teha mingid koduseid töid. Või vaadata telekat. Või vaadata televiisorit, just. Et ma arvan, et see on niisugune küsimärgiga koht kõigis peredes, mitte ainult meil. Nii, aitäh, aga selle asja peasüüdlane Aet Viira, Viasati müügijuht, millest selline ärijuht? No nii, ametikohad on keerulised kõigil. Et millest selline hullumeelne mõte siis Viasatil tuli, ärijuht teeb äri ja müüb kõigile ja vaatab igale kliendile otsa, silmad peas kalgid nagu raudrublad ja tahab saada raha kätte, aga Viasatis käib kuidagi asi teisiti või? Me ikka mõtleme ühiskonna peale ka ja tegelikult see küsimus tuli pigem või idee tuli meie meediasuhete juhilt, Karinilt ja vaikselt me seda oleme ajanud ja tegelikult me oleme ka varem sellist ettevõtlusi teinud ja mul on ainult hea meel kuulda, et see toob noorteni silmaringi laienemist, uusi ideid, mõtteid ja on alternatiiviks võib-olla tõesti sellele nutisõltuvusele, mis meie noori vallutab. Kas ettevõttes asju läbi arutades tuli ka mingisuguseid barjääre murda või omavahel, et kas on ikka vaja ja vaatame, äkki nad saaksid kuskilt mujalt toetust või raputame mingeid omavalitsusi, katsume ikka raha kätte saada, oli sellist arutelu? Ei olnud tegelikult, et ma ütlen, et me oleme varem ka, kui on olnud väga hea ettepanek ja südamega tehtud asi, mida siin ka aetakse, siis me tavaliselt oleme vastu tulnud ja omapoolse panuse andnud. Äri tegemine ei tähenda ainult võtmist, see tegelikult tähendab ka andmist. Karin Laurimaa, kas sinu plaan nägigi ette seda, mis teoks sai, et põhimõtteliselt ma saan aru, et mingisuguse seadistamise poole abiga natukene siin koha peal tegeleti, aga üldiselt said nad kõik asjad tasuta ja kõik kanalid tasuta ja need tööd tehti tasuta? Jaa, et esialgu mõte oli tegelikult väiksem. Alguses sai mõeldud, et äkki saab ühte telerisse telepildi, aga mul on väga hea meel, et Viasat tuli Pärnu laste ja noorte tugikeskusele vastu ja see projekt läks suuremaks ja nüüd on igal peremajal on teleris Viasati pilt, et mul on väga hea meel. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse juhataja asetäitja Kersti Kaarma. Olete päris hästi kursis, mis nendes majades toimub. Kuidas telerevolutsioon on siin vastu võetud, et kõikides nendes majades, mida me siit tegevusmaja aknast näeme, et igal pool on see telepilt sees. Kas see on kuidagi seda elu muutnud seal? Ja tegelikult on väga palju tagasisidet tulnud meie lastelt, noortelt, töötajatelt, et nad on rahul. Et eriti suuremad poisid, kes on oma spordikanalite üle väga hea meelega vaatavad neid ja väiksemad oma multikakanaliga. Et kui varasemalt oli ikkagi see, et nad pidid siis kuskilt YouTube'ist otsima mingisuguseid multikaid, siis praegu on seda aega mõnusam planeerida, et seal päevasel ajal vaadatakse rohkem multikaid väiksemate poolt ja õhtul siis vaadatakse muid saateid suuremate poolt. Et majad on rahul.
Telepildi kvaliteet läheb järjest üles ja ma tean, et see Viasatil on ka kogu aeg jätkuvad plaanid ja pidev selline arendamine käib. Kas on nendes majades olemas ka sellised kaasaegsed kvaliteetsed telerid, mis Viasati poolt pakutavat kvaliteeti suudavad vastu võtta? Ma arvan küll, et eks need meie tehnikaga on, et kui ta hakkab ikkagi nagu läbi minema, siis me muretseme uue ja vaatame siis ka, et need võimalused kõik vastaks, mida oleks vaja, aga hetkel mulle tundub küll, et kõik on paigas. Kineskoobiga masinat ei ole enam kuskil? Enam ei ole. Et oli veel lastetubades kuskilt, kes tahtis eraldi sinna oma mingeid väikseid kanaleid, aga enam ei ole, said need viimased nüüd kõik välja viidud. Marko Liiva, Viasati tehniliste teenuste juht, selle paigaldamise käigus tuli ka üks niisugune moraal lagedale, et need vanad kaevud ei ole ka mitte sülitamiseks, vaid alles hoidmiseks, sest kui ei oleks säästvalt ja säilitavalt suhtutud ühte vanasse tehnilisse lahendusse, siis ilmselt oleks tulnud hakata metsa maha võtma. Just nii, täpselt nii oli. Et see selgus nagu, jah, siis kui me olime lõpuks oma tehnikaga kohale tulnud, et nii-öelda siit kompleksist tagumised majad, mis jäävad siis Niidupargi metsatuka äärde, on liiga lähedale metsale, mille tulemusena siis meie satelliitlevi antenni ei saa sinna paigaldada ja me ei saa signaali kätte. Ja siis jah, see vana kaev seisneski selles, et ehituskäigus on majad omavahel ühendatud koksiaalliiniga. Ehk siis, mis me tegime, oli see, et panime keskmistele majadele satelliitantennid paika ja sealt siis nii-öelda maa-aluse koksiaalkaabliga saime telepildiga tagumistesse majadesse, mis siis jah, tõesti pääduski sellega, et me ei pidanud hakkama seekord metsa langetama. Tehnilise poole pealt kriitilise pilguga hinnates oled nagu päris rahul selle tulemusega, mis siia kompleksidesse sai? Jaa, olen küll, aga me tegelikult lähme veel lähemalt üle vaatama, nii et siis anname lõpliku hinnangu, aga jaa, praegu paistab küll, et kõik on hästi lahendatud. Hiljem sai Pärnu laste ja noorte tugikeskuse majades ka väike ringkäik tehtud ja selgus, et kõik räägitu vastab tõele. Tõepoolest, majades on ilusad suured kaasaegsed telerid, pilt on hea ja lapsed vaatavad telesaateid päris hea meelega. Nii et Viasati kingitus Pärnu on läinud asja ette.